tagasi võtsid, neid ei hääletagi. Neid ei hääleta. Aga mis on päevakorras sees, neid me hääletame. Ei, meil on hääletamata veel, juhi vallavanema valimine on meil hääletamata. No ongi, tehke palun koht vabaks ja minge minema. Me viime volikogu lõpuni. Ei, Aivar. Mida? Ootagi. Palun, ongi, vabastage koht, minge koju ära. Täna on meil stuudios Jõhvi vallavolikogu liikmed Eduard East ja Allan Mänd. Tere! Tere! Eelmisel nädalal tuli vastus Rahandusministeeriumist, mis puudutas võimuvahetuse seaduslikust Jõhvis. Kommenteerige palun seda, Eduard? Jah, tuleb öelda seda, et see vastus, mis tuli Rahandusministeeriumist, see kinnitas meie seisukohti. Ehk seda, mida me volikogus ütlesime välja, et need sisse antud umbusaldused võivad sisseandjad tagasi võtta. Meie avaldusel oli niimoodi, et 8 allkirjast võeti 6 tagasi. Ja mis tähendas seda, et tegelikult meil oli isegi 11 allkirja tegelikult vabadust. Ja 9 me võtsime tagasi. Selleks, et avaldust sisse anda, on vaja 6 allkirja ehk 1/4 volikogu liikmetest, volikogu liikmete koosseisust. Mis tähendas seda, et avaldus, sisse antud avaldus enam ei olnud kehtiv. Ja selle tõttu teda ei peagi enam bürokraatlikus keeles öeldes menetlema. Ehk volikogu ei pidanud tema suhtes mingisuguseid otsuseid langetama, kui ta on tagasi võetud. Kahjuks vastaspool käitus, ma ütleksin isegi voluntaristlikult ehk seaduse sätteid, mõtteid ja regulatsioone mitte kuulavat, mitte jälgivat, mille kohta me volikogus mitmete esinemiste kaudu nii Allan kui ka mina kui ka Artur Sepper oleme tähelepanu pööranud ja jäid peale volikogut ja ikkagi kuulutasid, et need päevakorrad nad peavad läbi arutama, otsustama ja otsustasid, et umbusaldused on sisse antud ja umbusalduse poolt on nende poolt siis hääletatud. Ehk nad jõuliselt kasutasid seda positsiooni, et neid oli 11, 21 ehk enamus. Ja kuidas kommenteerite seda teie, Allan? Ega seda ongi väga niisugune halb kommenteerida, et sellele niisugusele probleemile, et seal on õiguslikult ei ole kõik korras, juhtisime tähelepanu juba 17. juuni volikogul. Et me võtame tagasi, kui ütleme, on teil 11 inimest, palun esitage see uuesti ja menetlege nii nagu kord ette näeb. Nemad seda ka ei nõustunud ja läksid siis seda teed, nagu nad läksid. Ja tulemus on meil täna siis niisuguselt nagu üldse käes, millele siis ka Rahandusministeerium oma tähelepanu juhtis. Ja iseenesest on need väga halvad signaalid, kui omavalitsus ei suuda asju mõistlikult korraldada ja jälgida. Ei, ta ei kao kuskile, pane hääletusele, homsest vallavanemat ei ole. Ja kui Jüri ei ole rahul ja ei lähe ära, siis hakkavad käima kogu. See ei ole sinu probleem. Enamus otsustab. Isegi kui teoreetiliselt, nagu te ütlesite, et tekib katsik võim, kui see on volikogu otsus, siis tekib. Seda ei saa olla. See ei ole midagi teha, ei ole kinnitatud. Ei ole, pane hääletusele. Kuulaja ei pea olema loomulikult kõikide nüanssidega kursis. Siin ma tahaksin öelda, et seadusandlusega on niimoodi, et enne aastat 2002 seadusandlus nägi niimoodi, et umbusaldust antakse sisse volikogus ja koheselt tema poolt hääletatakse. Kas poolt või vastu, kas ta läheb läbi või läheb. Peale aastat 2002 oli seadusandlus muudetud niimoodi, et ühel volikogu istungil antakse see avaldus sisse ja järgmisel volikogu istungil teda siis menetletakse ehk siis hääletatakse poolt või vastu. Seadusandja spetsiaalselt nägi ette niisugust varianti, et see umbusaldus oleks läbi mõeldud. Sest juhtide mahavõtmine ei ole tavapärane situatsioon. Nüüd oligi see, et me otsustasime, et ikkagi me ei ole selle umbusalduse poolt, võtsime teda tagasi ja kui vastaspool oleks ikkagi soovinud nendele juhtidele avaldada umbusaldust, siis ta oleks pidanud järgmisel istungil seda sisse andma
ja ülejärgmisel istungil siis otsust langetama. Kes oleks selle poolt, kes oleks selle vastu. Selge. Kas praegu enne valimisse saab midagi veel muuta? Ma ütleksin niimoodi, et nii nagu praegu käitub praegune nii-öelda koalitsioon või need 11 inimest, kes olid selle ebaseadusliku lahendi poolt, teistpidi on nagu väga raske reaalsuses seda muuta. Et ühtepidi seaduslikult on olukord loomulikult ebaseaduslik, oleks praegu loogiline, et need juhid, kes on praegu peale seda umbusalduse läbiviimist ka ametitesse valinud, astuvad tagasi ja toimuksid uued juhtide valimised. Sellega ühtepidi oleks loomulikult taastatud see olukord, mis oli enne ebaseaduslikku hääletamist ja teistpidi oleksid läbi viidud uued demokraatlikult valimised juhtide osas. Millised on Jõhvi valla lahendamata probleemid praegu? No neid on kindlasti palju, et üks suurimatest probleemidest on kindlasti seotud meie põhikooliga. Jah, et uue hoone ehitamisega ja teistpidi ka sellega, et praegu põhikool meil kasutab nii-öelda vanas keeles öeldes Eesti põlevkivihoonet õppehoonena. Tegelikult meie siin olijad ja Artur Seppern olime selle poolt, et põhikool oleks ajutiselt selleks perioodiks kasutanud nii nagu Venegi põhikool kutseõppekeskust, kus on arusaadav, et vastavad klassid just õppeks olemas ja seal oleks piisanud mõnedest veel kosmeetilistest parendustest, ütleme, kordategemistest ja asjad oleksid korras ja õpilased saaksid seal 2 aastat nii kaua, kui uus õppehoone saab valmis olla. Praegune situatsioon on niisugune, et see hoone ei olnud kindlasti õppetööks ette valmistatud, me teame, et ta oli kasutusel büroohoonena. Ja lisaks sellele veel tuli Päästeameti ettekirjutus, et seal puuduvad tuulekindlad uksed, mis on väga suur reaalne oht meie lastele. Minu teada seni pole vallavalitsus ühtegi sammu ette võtnud, et seda olukorda parandada selles mõttes, et need uued uksed siis kas enda kulul või rendilandja kulul või kokkuleppel ikkagi sinna paigaldada. Ja see on väga terav probleem, sest me teame, et 1. september on juba läbi. Ja mida teie mõtlete? No mina ütleksin, et Edward juba põhikooli probleemi nagu käsitles, aga tõsised küsimused on meil ees jalgpallihalliga, kus ei liigu ei planeering, ei projekteerimisprotsess. Siis toome välja veel tööstuspargi planeering, kus seisab, ei saa sisuliselt, ettevõtlussektor ei saa midagi edasi liikuda seal. Et eelkõige ongi meil kõik, mis puudutab arendust ja arengut, ühesõnaga need protsessid seisavad. Ja meil on algatatud siin väga palju erinevate detailplaneeringuid ja nendega ei ole mitte kuhugile jõudnud. Ja need on väga halvad nagu märgid, selles mõttes, et kogu protsessi käib alati niimoodi planeering, projekteerimine, ehitamine. Ja kui ei ole esimest osa tehtud, siis ei saa ka järgnevad osad tehtud. Ja see on niimoodi, et arengu osas on praegu tõsine, et pidurid on Jõhvi vallas just tänu sellele, et ei liigu edasi need. Mina leian, et see on kõige suurem murena. Kui 2 sõnaga täiendada, siis võib-olla inimesele oleks aru saada, missugused on need mõjud. Et kui me räägime spordihallist, räägime jalgpallihallist, siis on otsene mõju meie lastele. Elementaarne, et kas nad talvel saavad kusagil siis treenimist jätkata. Nüüd, kui me räägime tööstusaladest, tööstuspargis lehtsad keeles öeldes, et
need mõjud on seotud otseselt töökohtadega. Ja kui me teame, et praegu on väga kriitiliseks kujunemas olukord, mis on seotud rohepöörega ehk nii-öelda meie põlevkiviga, ehk kaevanduste töö jätkamisega, elektrijaamade töö jätkamisega, siis uued alternatiivsed töökohad. Kas on valmis uue valimisliidu programm või millal te tutvustate oma programmi? Ma tahaks veel täiendada Allanit veel selle nime koha pealt, et tõepoolest Jõhvi on praegu killustunud ja me teame, et tegelikult jõud alati peitub ühtsuses. Aga see ei tähenda seda, et ei tohiks olla eriarvamus. Me oleme selle poolt, et ta oleks ühtne just eesmärkide koha pealt ja et me saaksime kõiki teemasid valimisliidus, võimalikus koalitsioonis, võimalikel nõupidamistel, koosolekutel läbi arutada või nagu kaasaegses keeles öeldakse, läbi debateerida ja jõuda niisuguse parema tulemuseni Jõhvi jaoks. Ühtne on ta ka sellepärast, et meil on ka loomulikult erinevate ametite, erinevate valdkondade esindajad ja see lisab talle loomulikult väärtust, et me saaksime ikkagi ühtseid niisugusi seisukohti, sest ükski otsus ei ole niisugune, et ta mõjutab ainult ühte valdkonda. Kui me räägime tööhõivest, siis loomulikult see on küsimus nii ettevõtjatele kui ka inimestele, kui ka ümberõppele või õppetasemele ja nii edasi loomulikult. Ja kui rääkida programmist, siis loomulikult Allan siin võiks rohkem rääkida, praegu ta on meil koostamisel. Põhiseisukohad, nii-öelda postulaadid, niisugused on meil välja toodud. Aga kindlasti me tahaks valimisliidu sees veel praegu jätkata seda arutelu. Me tahame välja tuua niisugused tähtsamad punktid, millele me rõhume. Võib-olla nad mõnikord jäävad isegi ka standardseks, ütleme inimeste jaoks. Aga just see, et me pöörame nendele tähelepanu. Et inimene saaks aru, et tulevikus me ei räägi ainult ühest teemast, ja ei jääks niisugune petlik mulje, et teine teema on kuidagi unaruses. Pühapäeval toimub meil siis laiendatud koosolek, kus me siis nagu täiendame seda oma valimisprogrammi ja kinnitame, et pealt seda koosolekut me kindlasti tutvustame kõigile programmi ja kutsume ka valimistel osalema. Aga kes on need inimesed, kes lähevad valimistele koos teiega teie nimekirjas? Siin on väga erinevad elualade inimesi ja meil on praegu nimekirjas paarkümmend inimest ja pühapäeval ongi nagu kutsume ka toetajaliikmed kokku, ühesõnaga veel toimub nimekirja formeerimine, et seda me saame ka tutvustada hiljem, mitte ütleme täna, sest nimekirja on lõplikult veel valmis. Jah, see oleks aus nii nende inimeste suhtes, kes lähevad meiega valimistele. Samas programmi koha pealt ma tahaks öelda, et ta ei ole niisugune stagnatsiooniline või kivisse raiutud, et kindlasti ka peale seda, kui me saame kokku, debatid jätkub ka tema täiendamine ja me oleksime väga tänulikud kõikidele, kes saaksid selle programmi osas välja enda arvamusi ja täiendada teda uute ideedega. Aga keda näete tulevikus oma partneritena valimistel? Väga hea küsimus. Ühtepidi on praegu sellest rääkida selle tõttu, et me ei tea, kuidas need valimised kujunevad. Kes on volikogus, missugune koosseis, missugused konkreetsed fraktsioonid kujunevad. Võib öelda seda, et loomulikult kõik on, kes on volikogus, need on juriidilises keeles võib öelda, et legaalselt ehk seaduslikult esindatud liidrid, inimeste poolt valitud inimesed. Ja siin mina ütleksin niimoodi, et kindlasti me ei vali kuidagi subjektiivselt. Meil on oluline, missugusi ideid, põhimõtteid see inimene kannab, see valimisliit kannab, see fraktsioon kannab ja me saaksime nendega läbi arutada. Allan? Ütleksime nii palju sõnaga, et eelkõige kõik, kes on volikogus, saavad volikogus valitud, need on kõik potentsiaalsed partnerid, see on selge. Aga nagu Edward toonitas, esmajärjekorras on ikkagi, mida saaks koos ära teha.
kõik, mis puudutab seda teist osa, et kes siis on, mis positsiooni nii edasi, et see on teine osa. Et eelkõige partneriga peab saama selgelt, kas on võimalik 4 aasta jooksul, kui palju mida ära teha. See on, sellest sõltub, ütleme kindlasti, kellega siis võimalik koalitsioon meil tekib. Võib-olla toonitaks veel seda, et me ei lähe sinna kindlasti ametikohtade pärast. Konkreetselt meie valimisliidus on kõik tegusad inimesed ja see arutelu, mis peaks olema volikogus, volikogu liikmete vahel, peaks olema eelkõige nende eesmärkide ümber, nende plaanide ümber, mida me soovime Jõhvis ära teha. Ja pärast juba loomulikult ametipositsioonid, mis võimekate liidrite puhul nagu täidaksid nende täitmist. Aga millal võivad valijad kohtuda teie valimisliiduga ja esitada teile küsimusi? Ma arvan, et kõige realistlikum on rääkida septembrikuust, sest siis toimub juba nimekirjade kinnitamine valimiskomisjonis ja peale seda siis ilmselt oleks see mõistlikum. Aga suur aitäh teile ja meie stuudio külalisteks oli Eduard East ja Allan Mänd. Kõige head!